No nii, salajutud. Oota, me ei ole valmis veel ju, oleme. Jaa, ta ütles pöö. Ja ta ütles pöö. Ma olen liiga palju. No okei, salajutud. Salajutud siis 7. episood ja 13. hooaeg. jep. Eelviimane episood, see hooaeg. Me oleme üle 100 episoodi teinud juba, mingi 104 või 105. On ikka jumal andnud mõnele inimestele seda pläkutamissoonud. Ja jumal tänatud, et me oskasime selle pläkutamisssoone enda tööks teha, sest mida me muidu teeks? Pläkutaks kuskil oma ette, käiks pinde inimestele, Jah. kes ei taha meid kuulata. Kes ei taha meid kuulata, aga teie õnneks tahate meid kuulata ja oleme tagasi ja ma ei teagi, kust alustada, tõusudest möönadest. No alustame. Alusta siis. Okei, noh, sa tead, mis on minu mõõn. Mu mõõn on see, et mul on homme hambaarst, kus mul pekstakse mingi 6 krooni välja. Ja ma ei tea, kas sa mäletad, alles mingi paar kuud tagasi ma käisin ka hambaarsti, vaata ma täiega kartsin, sest ta pidi mul ka ühe selle mingi krooni välja peksma. Ja siis ta parandas, ta tegi seda, tegelikult see juhtus kuidagi väga kergesti, ma ei tea, kas see liikus seal midagi. Siis ta tegi selle korda, pani selle tagasi oma selle tsemendiga või millega neid pannakse, on ju. Aga ma ütlen, midagi on seal ikka valesti, nagu ma ikkagi nagu kuidagi it has to be done again. Mis tähendab seda, mitte ainult need 6 esimesed, vaid sealt tagant ka, mille ta literal tsemendiga on kinni pandud. Appi. Ja siis ta, teadki, mis see kõige haigem, kuidas ta teeb seda või? No. Ta võtab nagu mingi see, vaata see, millega annab mingi ork, siuke, tead, on ju. Yeah. Siis ta paneb selle sinna vahele, siis ta hakkab nüüd lõksutama ja tõmbab, see tundub nii wrong, et keegi kisub su suust hammast ära. See tundub nagu igasuguse loogika vastane. See on nagu mingi piinamis... Täpselt, et please don't. Ja ja siis ta teeb seda 6 hambaga. Ja siis ma olen seal mingi sahtellage, sest et okei, mul ei ole sahtellage, aga mul on seal all, vaata need mingi viilitud hambad. Viilitud, okei. Väiksed sharkid. Väiksed need. See on nii haige. Okei, no aga samas ilunõuab ohvreid. Jah, sest et mul viimasel ajal, ma ütlen, ma juba siin isegi podcasti videodes märkasin ja piltidel ka, et mul see üks esihammas hakkab nagu aina rohkem viltu minema ja seda juba jääb nagu piltidel ja videos näha ja olgem ausalt, ma ei taha, et mul ära ka kukub kuskil mingi ootamatult, et ma pigem siis pean minema. Ja siis on tehtud. Kõige kahjum on see, et kui ma tulin just reisilt tagasi, siis Kaili ütles, et okei, mul on sul 2 varianti, et kas sa tuled homme hommikul või tuled 18. Ma olimegi, ma tulen 18. Aga kui sa oleks ära käinud? Mul oleks juba tehtud kõik. Aga samas järgmine nädal sa mõtled, et see oli eelmine nädal ja... No aga ta paneb mulle ju ajutised ja siis ma pean uuesti tagasi, siis ta peab need ajutised välja peksma ja siis panema õiged. Isver. Nii et minul tuleb ainult üks suur mõõn. Ma võin lootuda ka sellega, et minul tuleb nüüd 2 järjestikku aega see nädal neljapäeval pean minema. Teeb mingi pisikese augu paranduse seal. Ma tean küll, sul on kogu aeg, mul on väike augukene kuskil. Ei, aga ta ütles tegelikult, et siin me saime napilt jaole, et ütles jälgime, et võib-olla tuleb juure ravida ja siis ma küll deposse. See on kohe deposse taburetti. Et ei, ma nagu, sest mul on ühe korra elus juureravi tehtud ja see oli horrid. Et ma pigem laseks selle välja peksta ja siis krooni panna. Mul on tehtud sitaks juureravi ja see ei ole üldse nii horrid. Või ta on ebameeldiv, aga... Ja see on nii mitu korda pead käima. Ja see on tüütu, jah. Aga vaata sellepärast mul siin taga ühte hammast ei olegi. Või nüüd on, aga vahepeal ei olnud sellepärast, et mul oli ka hammas ülivalus. Ei läinud. See oli ammu, kui ma oli teadnud Kailit, ma kartsin hambaarsti. Ei läinud ju nagu hambaarsti juurde lõpuks, kui läksin, oli juba juureravi vaja. Aga siis ta tegi vaata ühe juureravi ära ja mul kohe enam vaata valus ei olnud, ma olin mingi pohhu ei vaata. Siis ma läinud mingi aasta aega tagasi, siis kui lõpuks hakkas uuesti valutama, ma läksin, siis ta oli mingi okei, you're fuck now, et see tuleb välja tõmmata. Ja sellepärast tulebki kohe noorest peale kuidagi, et nagu õiget hambaarstide juures käia, et sul ei oleks seda hirmu, siis ma tean, et Ingridil on täpselt samamoodi, et ta kardab paaniliselt. Tead, ma arvan, et see hirm võib-olla on ka seotud sellega, et meie vanusega, et vaata vanasti ei olnud ju, ma mäletan, kui ma olin laps, siis need hambaarstid olid ikkagi mingi nästid, mingi rõvedad, mingi urkad, vaata. Mul vist vedas sellega, et mul oli koolis sees ja ma räägin, et mina... Ei no meil oli ka koolis sees, see oli veel kõige hullem. See oli veel kõige hullem, kuradi mingi keldri korusel mingi võidunud õudne mingi... Okei, meil vedas, meil oli esimesel korrusel, et aknes oli ikkagi valgus ja nagu ilus.
ja minul, ma räägin, et minul on ka täiega see, et kiida lolli. Ja nad muudki kiitsid, et see on ilusad valged hambad, siis ma kogu aeg käisin. Eks ma käisin liiga palju kogu aeg hambaarsti kabineti tagant, siis nad kiitsid, et mul on ilusad hambad. Et ma tehke midagi, et mul oleks veel ilusamad. Eks need olid nii terved, sest et ma kogu aeg käisin nagu nii, vaata. Lõpuks neil ei olnudki midagi teha, kui ainult lakkida ja saata mind minema, onju. Et aga ma arvan, et kui ma oleks kardaks ka, mul oleks ka hambad praegu palju hullemad, sest mul ikkagi on auke asju olnud, aga kuna ma ei ole kunagi kartnud, siis ma olen, et seda tarkuse hammast tõmbamist, seda ma lükkasin hästi pikalt edasi. Lõpuks nad olid mingid tavai, et kui sa ei tule, siis kuna see kasvas viltu, et nad lükkab su alumise sahtli sassi. Ja siis sa pead breketid panema ja pekkis vaata. Ja siis ma olin okei, lähme ja siis ta kangutas seda. See oli jube, sest et see oli viltu, eks ta ei saanud seda nagu välja tõmmata ja see oli horrid ja siis ma käin 2 aastat peale hambaarsti juures, ma just nii kartsin. Ühesõnaga loo moraal on see, et minge hambaarsti juurde, kui tunnete, et midagi on viga, minge kohe ja kui te isegi tunnete, et ei ole midagi viga, aga pole ammu käinud, siis käige, sest et kui see asi hullemaks läheb, see ei lähe mõnusamaks mitte kunagi. Never, et lihtsalt on mõistlik ära käia. Siis olete nagu mina oma mõõnaga. Tuleb leida mingi hea hambaarst, sina soovitad Kailit, mina soovitan Kristo Ivanovi. Temal on nagu see täpselt see energia vaata, et ta on nagu täiega, et kui sa täiega kardad, siis ta teeb selle mingi nalju, et ühesõnaga, kui sulle sobivad sellised naljad, et näiteks ta mulle ka mingi, teeb seal suus midagi, siis ta mingi et sa ei ole kurgus sellist asja ammu tulnud, et mingid, et keegi sul kurgus on ja mingi jäävait, et ta teeb nagu nalja, et see teeb lõbusaks, et siis ei ole midagi karta, et kui sa lähedki mingi liiga tõsise inimese juurde ja sa niigi kardad, siis see ei ole nagu vibe. Aga tõuse? Ma ei tea, kas seda jällegi tõusuks saab nimetada, tööd on palju. Ütleme nii, et tänapäeva ühiskonnas see vist on tõus, et tööd on palju olnud ja tööd on palju tehtud ka saanud selles suhtes, et see, et tööd on palju olnud, seda on kogu aeg iga kord tehtud ei saa, et nüüd on palju tehtud ja palju toredaid plaane on ees, et ma ostsin need Sri Lanka piletid järgmiseks aprilliks ka ära ja kuidagi tore on, ootan juba jõule ausalt öeldes. Kas sa tuled see aasta meie jõule? Ma just tegelikult tahtsingi küsida, et mis kuupäev see on? 24? No jaa, ma panen kirja. Väga tore. Nagu eelmine aasta panid kirja. Ei, ma tulen päriselt, ma tulen 24. Mul on plaani, mina saan kelani 26, et 24-25 ma on nagu nii üksinda, nii et siis 24 ma tulen. Aga siis sa tuled minu ema asemel. Ta ei tule. Miks? Ta läheb Pärnusse. Ta ütles, et tal on oma elu. Aus. Ta ei taha meie perega. Mul ei ole oma elu, nii et I'm coming. Aga mis sinu tõusud ja mõõnad on? Tõusud. Ma ei tea, tõusud on ka, et me saime selle, vaata minul on alati see, et see Alexela saime nüüd purki lõpuks, et me saime kõik arveldatud, kõigil on makstud, et tegelikult vaata, et siis kui event läbi saab, siis tegelikult on peale seda veel on nagu nii-öelda järel tegemistel vaata ja mul oli nagu, minu kontol oli nagu raha ja mind häirib, kui mul on nagu raha, mis tegelikult ma tean, mingi osa ei ole minu oma, siis mul ongi, käisin Magnusele vist mingi iga päev pinda, tšau. Saad arve, siis ta mingi varsti saad. Ma olengi mingi, et see arve oli päris suur, kõik tehnika ja asjad. Ma mõtlen, et ta on vist esimene inimene, kelle ma käin ajan taga, et tere, ma sooviks veel raha maksta. Siis ma lõpuks ütlesin, kui sa mul arvet ei saada, et varsti tuleb esmaspäev, et siis ja Black Friday asjad, et siis nagu mina hakkan shoppama ja kui mul on raha arvel, siis see läheb ja siis sa vaatad, kas see läheb sinu arvelt ka siis. Ja siis järsku tuli arve, et need nii-öelda vana Alexelaga on kõik klatitud. Tõus on veel ka see, et ma ei tea, kuidagi chill vibes on praegu, et ongi, et ma olen ka nagu palju saanud tööd ära tehtud, et tööd on ja tööd saab tehtud, et mul on ka vahepeal see, et nii palju pakkumist tuleb ja siis ma võtan need vastu ja siis kui tegema peab hakkama, siis on mingi tegelikult ei soovi. Nagu väga või nagu mul nagu mõte on peas jookseb, et kuidas teha ja siis lõpuks, kui tegema pead hakkama, saad mingi, ma ei tea, kas see on nagu lahe. Aga tõus on veel ka see, et kuidagi detsember tuleb hästi lahe, et ongi need erinevad jõulu õhtusöögid ja et meil on nagu sõprade oma siin nii mitu, siis meil on veel perejõulud on ju, et kuidagi äge vibes. Jah, ma arvan ka, et kuigi öeldakse, et see november on nii külm ja vastiki mõttetu, kuigi ta on külm ja vastiki mõttetu, aga nagu kuidagi chill on olnud, lõbus. Tead, kui tore on olla, kui ei ole crippling depressionit? Kuidagi ma mäletan, see oli väga-väga halb. No ütleme need, et mul on need pühapäevased ikka, vaata vahepeal viskab eile just oli see, et Keter tuli tõi meile selle kalendri ära, vaata. Siis tema käes oli ja siis ta oli mingi et tuli ukse sisse, siis istud siin telekas kinni, mingi üks tuli põleb, vaata, lihtsalt diivanil, vaata. See on mingi, nojah, mis ma ikka siin teen, vaata. Mis ma ikka elektrit raiskan. Ja, et vaata, kelan juba magas ka, siis ma mingi, mis ma ikka siin, et siis ma mäletan, vaata, pühapäevit on vaata see vibe, et tegelikult oleks tore, kui oleks mingi peika, vaata, võtaks mingi film ja värki. Aga teine mõte jälle ongi see, et
Mul elu ei mahu mingi peika, sest et mul oleks talle isegi kapiruumi pakkuda, sest ma kõik riides, mul on kapid kõik täis ja samas ma ei tahaks kedagi oma nagu space'i, et mulle meeldib üksina, aga need pühapäevased päevad on vahepeal, et tahaks kellega kassu. Sa pead endale eskordi palkama iga pühapäev, et siis ta ei tule ju asjadega, ta tuleb kotiga, tuleb oma üleöö kotiga ja siis minema. Aga tegelikult oli chill, no siis Keter tuli kassis ka, et tal on sama vibe on ju. Siis ta istus seal pool tundi ja siis läks koju edasi kassima. Aga esmaspäev on uus päev ja tegelikult on chill, et kuidagi nagu, aga tegelikult on selles mõttes, et see, kui seda depressiooni ikkagi nagu igapäevaselt ei ole, siis on nagu ikkagi palju lihtsam elada ja kuidagi tööasjad saad tehtud ja elu on nagu okei. Ja siis ma kogu aeg mõtlen tegelikult seda, et ma olen ümbritsetud nii lahedatest inimestest ja ma kogu aeg nagu üritan olla tänulik selle eest, et tegelikult elu on päris äge. Jah, ja siinkohal ma ütlengi kõigile, kes kuulavad meid praegu ja on in a crippling depression. Seasonal depression. Ja või seasonal. Üldse, kui sa oled in depression, siis pea vastu ja varsti tulevad paremad ajad, et üldiselt tavaliselt ju tulevad, on ju. Tulevad, jah. Et kui huvi on, siis mine uuri medikamentide kohta ja kui ei ole huvi, siis ma ei tea, mine teraapiasse või vaata sügavale enda sisse või ma ei tea. Paljud ütlesid, et nad lihtsalt vaatavad podcast'i, et seda ei pea mõtlema enda elu peale, mis on ka variant ignoreerimine. Ja see pikalt vist ei aita, aga ma ei tea, jumal olgu teiega ja. Ja. Aga lähme sponsorite juurde ja siis saame kirjade juurde minna. Tavai. Esiteks siis, nagu me rääkisime, et jõulud on käes, Sulaks kaunitar, advendikalender ja see tegid selle. Inepekki, kui raske. See on nii raske ja sellepärast vaata, tegelikult me saime mõlemad ühe, aga ma jätsin enda oma koju, sest ma jäksin seda tassida. Ma olin mingi teada, et näitame sinu oma ja siis mina saan kodus avada enda oma. Okei, no aga vaatame siis. Vaatame siis pokk. Sa ma ei taha seda kõik katki teha. Ossa jeerum. Sa võid anda näiteks 2 minu kätte ja 2 sina teed lahti ja siis näitame, mis siit võib nagu saada. Okei, ma annan sulle suvaliselt. Suvaliselt, jah. Sa oled 22 ja 15. Opsti. Ops. Nii, võtta sina. Nii, mul on käes. Nii, 22 on, ma olen suht kindel, et see käib M-i ümber. Näita. Ma teen siis täitsa lahti selle. Vaata, mis mul on. Kusjuures see võib täitsa fun olla. Erutasid veits juba? Natukene. Konkreetselt sama. Või just. Oota, või see tundub nagu vaatasin. See tundub nagu pintsli puhastaja. Aga sa saad seda kasutada pintsli puhastajana. Näite karpi. Aga sa saad nagu, see on hästi pehmed, kui sa paned nagu libestit. See võib olla nagu Bolt Stroker, ja. Okei, see võib päris hea olla, jah. Anna, ma tahan ka katsuda. Tõesti huvitav. Ja kui olete lõpetanud, saad pärast pinslit puhtaks pesta. Jah, 2 ühes. Ei, nagu see on väga nice. What the hell, see on tõesti väga huvitav. Nii, panen tagasi. Mina võtan siis veel 15. Et ma räägin, et see kalender, et see ei ole kõige odavam kalender, et ma täitsa soovitan sõbrannaga 2 peale ka osta seda ja jagada. Sest me 1 aasta jagasime. Jah, sharing is caring. Bond, penis, okei, mul on mingi penis, see on penis sleeve siis. See eelmine tundus ka nagu penis sleeve. Ja. Ühesõnaga, peenistel on palju. Oota, aga kas sa paned selle ümber ja siis seksid? What? Näita. What? Mis see teeb huvitav? Okei. With stretchy material, penis sleeve provides extra stimulation and snug fit. Et ta teeb jämedamaks. Jah? Nojah, teeb küll selles suhtes. Ja siis nagu annab ekstra seda mingit stimulatsiooni. Okei, ütleme niimoodi, et see on fun kalender. See on fun kalender, jah. Ja sooduskoodiga salajutud saab seda odavamalt ka. Nii et sa just tegid ka story, et kas saadke mulle advendikalendrit, saadetakse siis? Mulle saadeti palju advendikalendreid, aga ma ütlen teile kohe ette ära, et meie vlogist me tutvustame pärast Märteniga seda täpsemalt. Me küll ei näita. Ei, tehke ikkagi õpetusvideo, vaata. Nii, tõmbab otsa ja let's go. Aga jaa, et ma olen ka suur advendikalendrite fänn. Nüüd mul on 2, siis see kaalukommide oma sinu järgi ja nüüd see advendikalender ka. No, las minna. Nii et kindlasti siis minge vaadake Ulaka kaunitari lehele. Pluss Peninuki. Pluss Peninuki. Pluss Peninuki nüüd. Peninukilt saab ka jõulukinke jälle, et mis nad ise ütlesid, et üli hea kombo, et keegi ei tea näiteks, kui sa oled meesterahvas kuulad siin või naisterahvas
näiteks mehele, kellega sa kuulad koos podcast'i, näiteks Peninukil on nüüd viski, meil on salajutud ja džinne ja siis näiteks salajutud raamat, hea kingipaki kombo, vaata. Tegelikult küll. Jah, et see on niuke idekas minu arust jõulukingiks. Jood ennast täis ja hakkad salajuttu lugema. Ma mõtlesin ka, mis salajuttude raamatuga veel on, et see sobib nii, nagu me teeme ka ju kõikidel põhimõtteliselt dinner, sõprade dinnerit teeme seda White Elephanti või Secret Santat, et see salajuttude raamat on parim kingitus ka Secret Santale, sest see hind on täpselt selline, mis on tavaliselt see niuke taas 20-30 euri pannakse on ju, ja siis sobib kõigile, see raamat sobib meestele, naistele, et kes saab selle. Jah, ma ütlen ka, et see tegelikult ei ole midagi nagu ainult naistele, et mehi tegelikult huvitab samamoodi salajutud ja nagu aeg on näidanud, iga üritus aina rohkem tuleb mehi, aina rohkem kirjutavad meile mehed. Ja tegelikult raamatuid on väga palju ka mehed tellinud, Andra ütles, vaata. Võib-olla kingituseks ka, aga samas kui sul ma ostan naisele. Jah, kui sul see juba kodus olemas on, küll nad lõpuks ise ka loevad, et ma vaatasin, et meil lähevad nüüd raamatupoodidesse, aga mingi 200 raamatut on siis meil ka nagu eelmüügis veel olemas, kuigi tegelikult need kohe tulevad ka trükist välja, nii et kellel veel ei ole. Eelmüügi hinnaga saate veel viimased. Ja Peninukil siis on veel, keegi tegi story, et ta sai meie seda väikest likööri, et praegu on ju see aeg jälle, et see õunaliköör vist on neil natukene, sest et keegi sai tellimusega kaasa, et neil oli mingi väike error ja siis panid kingituseks meie seda. Et äkki seda siis on veel veits salajutud, et džinni, viskit on alati, mina kingin alati Siimu isale, olen viskit kinkinud, nii et ma mõtlesin, et äkki ma tellin talle seda Peninuki viskit, et Siimu isa on suur viskifänn, et äiale tuleb ju, või eks-äiale tuleb aju miskit kinkida. Ja Magda Beauty. Magda Beauty'l ma just käisin seal filmimas, see nädal tuleb Reels välja, siis näete ka, et mis on minu lemmik Magda tooted, aga ma olen korduvalt rääkinud need Tirtiri tooted ja Sister Seroma näitasin ka, vaata see kollane dušikeel, mis sulle väga meeldis, sellel on kehakreem ka ja kusjuures paljude, mis ma olen nagu hakanud tegema, vaata kui ma siin olen saanud mingi kompliment, et tahad sa lõhnad nii hästi vahepeal, siis minu nii-öelda see shower nip ongi see, et ma ostan dušikeeli ja kehakreemi sama, ehk siis kui sa pesed ennast ära, paned kreemi, siis see lõhn nagu kinnitub veel tugevamalt ja siis kui sa lased veel mingit lõhna peale, siis see veel kinnitub omakorda ja siis sa lõhnadki terve päev nagu maasikas või vanilla või ma ei tea, mis mul lõhnada kasutada, et selles mõttes, et seal Magda Beauty'l on nagu nii palju erinevaid asju ja praegu on nii head soodukad ka seal, et just see esmaspäev sai läbi ja siis oli veel lisaks mingi sooduskampaania, et kogu aeg on nagu praegu siin enne jõule. Ma just ootangi muuseas enda Magda Beauty pakki. Mis sa tellisid? Ma tellisin neid dušikeele, siis ma vist tellisin selle kehakreemi ka, kui ma õigesti mäletan, siis ma tellisin bronzeri, siis ma olen kadunud see kuhugi. Nice. Aga ootan. Oota, ma vaatasin, et sa tellisid, see ei olnud bronzer, see oli hoopis aluskreem, mis sulle ei meeldinud, vaata, mis TikTokis oli. See ei olnud aluskreem, vaid see oli mingi primer, aga mulle kõik mingi make-up artistid kirjutasid, et ma panin seda valesti, et seda tulebki panna ainult sinna, kus on nagu rasused kohad ja pead vaatama, et ei oleks mingi, ma ei mäleta, kas ei tohtinud veebaasil või õlibaasil, et vaata, et reageerib, et mul sellepärast läkski vist imelikuks, et see jumekas ja need olid erineva põhjaga. Aga ma pole veel uuesti proovinud. Okay. No igatahes mina käisin ka Magdas ja võtsin endale paar seda kodulõhnastajat juurde, sest et eriti nüüd, kui on siin jõulupeod ja asjad tulema, siis inimesed külla, et siis tahan kodulõhnaks ikkagi nagu hästi vaata. Jah, ja kasutage sooduskoodi salajutud ja lähme kirjade juurde. Ja lähme kirjade juurde, aitab ka. Alustad. Kaua siin mölisenud. Yeah. Nii, ma alustan siis mehe laps. Tere naised, kirjutan teile, sest teil on mõlemal lapsed ning äkki oskate mind kuidagi aidata, sest ma olen tõesti olukorras, kus ma ei tea, mida teha. Ma olen hiljuti saanud 20-aastaseks, noor neiu, kes elab oma mehega 2-toalises korteris välismaal. Kõik on super, aga mulle ei meeldi ta eelmise fuckbuddy'ga saadud laps. Mees on 26 ja laps 7, minul lapsi ei ole. Mees väidab, et laps peaks saama siia tulla iga kell ja iga hetk, et ta ei pea selleks mult luba küsima, sest see on ta tütar. Mina seda lasta aga siia ei taha, sest laps on ära ellitatud ning puudub minu vastu austus. Ei ütle tere, ei ütle aitäh, peab enda tahtmist saama, muidu hakkab nutma. Mu mehe vabandus on, et ta on lihtsalt laps ja mina peaksin oma viha ja tundeid kontrollima, sest ma olen ikkagi täiskasvanud. Tema jaoks on see laps tema jumal ja suuremgi veel. Keegi ei küündi sinna tasemele. Aga mina olen selle mehe kõrval olnud kogu aeg, tema muresi kuulanud ja nii edasi. Kuna mõlemad elame välismaal, siis meil ei ole siin pere. Mul pole isegi sõpru, nii et päeva pealt asjad kokku panna ei tule kõne alla.
mis teie sellest arvate, kas peaksin oma tunded alla suruma ja laskma last iga kell siia tulla kuna iganes ja temaga hull sõber olema, kui ma isegi ei taha, või ma tõesti peaksin sellest mehest lahti laskma ja tema kuradi ma lapsest? Ma arvan, et jah, lase sellest mehest lahti. Sest et kui sa niimoodi seda lapsesse suhtud tegelikult, et see on nagu package deal. Ja see on tema laps ja ma ei kujuta ette, et mingi mees ütleks mulle, et su laps ei või tulla siis, kui ta tahab tulla. Ja 7-aastane on väga väike laps. Ta on väga väike laps ja ma saan aru vaata, et ongi, et kuna ta ei ole sinu laps ja võib-olla sina kasvataksid teistmoodi ja see laps on nii-öelda sinu vastu ebameeldiv või ebaviisakas, et siis ongi kõige lihtsam on ära tulla, sest ma tean, et minul ühel tuttaval oli just sama olukord hiljuti, et mees super ja lapsega oli alguses super, aga siis käis just mingi klõks ära, kas emapoolne mõjutamine või midagi, laps tuleb neile külla, ütle tere isegi ja nagu ebaviisakas ja siis see naine ütles, et kuule, et nagu palun nagu ütle, selles mõttes, et ta ei pea... Mine. Ei, et ütles oma mehele, et ütle oma lapsele, et ikkagi, et see on ju meie kodu, et ole nagu viisak, et nagu ta ei pea muga mingit sõpra panema, aga et nagu ikkagi ütled tere, et see, kes viimasena tuppa tuleb, see ütleb tere, vaata. Või astub ruumi kuskile. Ja siis ta ei olnud nõus ja siis see naine ütles, aga tead, ma ei viitsi enda kodus niimoodi, et sa umbes disrespect'i no, selles suhtes vaata, sellepärast ma ütlengi, et kõige lihtsam ongi siis see mees maha jätta, sest et ma ka saan sellest naisest aru, ta on 20-aastane ja mingi 7-aastasele lapsele kasuemaks hakata 20-aastaselt, on väga keeruline. See on keeruline anyway, on ju. Tead ise nagu ikkagi veel alles arenet ja kasvad. Ja, et noor on ju. Ja juba see, et ta mingi laps on ära ellitatud ja ta hakkab nutma, ongi lapsed hakkavadki nutma, et see on kahjuks nagu paratamatus ja see, et sa ütled, et ma olen oma mehele kogu aeg olemas olnud, viidates sellele, et see laps ei ole, mis ta nagu tegema peaks 7-aastasena. Et ma arvan, et siin ei ole nagu võimalik kuidagi niimoodi välja tulla, et mõlemad võidaksite, et kui sulle juba see olukord ei meeldi, siis vaata, siin ongi tegelikult väga hea õppetund kõigile, kes kuulavad, et kui sa oled vallaline ja lähed suhtesse ja siis sa pead väga mitu korda ikka mõtlema, kas kui mehel on lapsed, et kas sa oled selleks valmis või sa ei ole, sest et sa ei saa hiljem hakata, et kuule, mulle tegelikult ei sobi, vaata. Täpselt ja nagu tegelikult on nagu 2 sorti mehi, mõned mehed on tõesti vaata see, et laps ei ole nagu esikohal ja sul on võib-olla sellise mehega on lihtsam suhet pidada, on ju. Aga väga paljud ikkagi isad on sellised, nende jaoks on laps number 1 ja see on super ja siis ongi nagu see, et sa ei saa olla armukade. Jah, sest et see on laps. See on ta laps. Jah, et vaata, muidugi siin on ka omaette ooper, et see on väike laps, on, aga kui me räägime näiteks mingi tiinekast, see võib veel keerulisem olla, sest et see aga võib vaata, siin veel persega saata. Ja aga tiinekaga ongi vaata see, et siis on ikkagi nagu ka rohkem see, et isa peab nagu ka nagu ikkagi nagu selles mõttes, et siis on isa kohustus ka nagu rohkem nagu seda võib-olla mitte lepitada, aga hoida siis seda, et tahad ikkagi sa et ikkagi mitte täiskasvanud inimene, et sa oled suur laps, et sa pead ikkagi nagu ütlema tere ja aitäh, kui sulle antakse midagi nagu viisakuskombed, võiks ikkagi olemas olla, aga nagu kui sulle see juba laps ei meeldi ja tegelikult sa oled juba nii meelestatud, et tahad mingi väike ärelitud little shit, on, et siis siit ei tule väga midagi, et aga kui sa ise hullult nagu tahaksid ikka nagu mingit suhet luua, siis võib-olla äkki saaks vaata, et lastele tuleb aega anda, et nende jaoks on ka ju, sa oled mingi võõras tädi ja tema tahab ikka, et tema ema isa oleks koos. Kui ta ütleb, et kas ma peaksin oma tunded alla suruma, laskma siia iga kell ja olema hull sõber, esiteks, see ei ole sinu asi lasta, ma saan aru, et see on selle mehe kodu ja see on mehe laps, see ei ole siin, ma ei kujutaks ette, et mis sa ütled, ei tohi. Märta nüüd ütleb, ei tohi. Kuule, ma ei soovi, et... Kuule, ma ei tea selle enda ikka viimasel nii närkstele, et aga... Tema ei tohi siia. Ja aga Marta võib 9 tulla, siis ma võib ka tagasi minna sinna. Et nagu see oleks nii imelik, et see on lihtsalt, see ongi package deal, et sa tuled, et kui sa ikkagi... Ja sa oled nii noor, sul ei olegi vaja mingit 28-aastast meest lapsega, et võtta endale 20-aastane mees ilma lapseta. Ja palju lihtsam. Aga kui sa ei taha sellest meest lahku minna, siis on mingi, et tahad, kas ma peaksin hull sõber olema. Ega lapsed selles suhtes lollid ei ole, et sa ei pea olema hull sõber või sa ei pea teesklema midagi muud, aga sa pead olema nagu ka viisakas ikkagi või nagu... Sa pead nagu selles mõttes, et kui sa oled ikkagi nagu... Sõbralik. Ja oled nagu jätki nagu viisakas, sõbralik ja nagu selles mõttes, et ma olen nii palju neid filme vaadanud, et kus alguses lapsed ju vihkavad oma võõras ja siis lõpus nad armastavad, et nagu kõik lepivad ära, et võib-olla ta mingi aeg õpib nagu ka sind siis, kui sina annad selle, nagu kui sa ikkagi lapsed tunnetad ära, kui sa ei salli teda, ehk siis kui ta tunneb, et sa ei salli teda, siis sealt ei kasva midagi, kui sa võtad, nüüd lased lahti sellest ja võib-olla mõtled, et okei,
I will learn to love this kid ja nagu üritan olla chill ja mitte mingi ekstra ka ütleme nii, vaata. ma siit kirjast seda välja ei loe. Ma arvan ka, aga ma mõtlesin, kui sa ikkagi nii väga tahad selle mehega koos olla, siis you have to learn to love that kid. Jah, või vähemalt hoia oma mokk väga maas Jah. ja ära hakka mingi, et keegi tohi tulla, sest et siis see mees varsti jätab su Ja seepärast mina nagu, mina ei saaks, sest et minu näost sa loed ära, kui mulle keegi ei meeldi. Ma mingi laps tuleb. Teed? Kohvi? Okei, kes pakub 7 aastale Mida kohvi? teile? Putru? Okei. Vaata, et see ära ei lämbu. Aga nii. Kapi seiklus meditsiiniasutuses ehk kuidas Vene proua arsti juurde sattus. Tere armsad salajuttude tegijad. Töötan ise ühes meditsiiniasutuses ja soovisin teiega jagada üht naljakat lugu, mis meie kliinikus tänaseks juba aastaid tagasi juhtus. Meie registratuuris on assistendid, kes võtavad alati patsiendid vastu ja juhatavad nad kenasti arsti vastuvõtu kabinetti edasi. Tavaliselt palutatakse kõigil enne vastuvõttu panna oma üleriided liugustega kappi, nagu ikka. Ühel päeval tuli vastuvõtul üks vene proua, kes eesti keelest ilmselt midagi väga hästi aru ei saanud. Registratuuri jõudes võttis meie assistent ta kenasti vastu ja palus talle üleriided kappi panna. Proua noogutas viisakalt, läks kappide poole ja siis meie suureks üllatuseks astus proua ise kappi sisse ja tõmbas uksega seestpoolt kinni. Me jäime kõik hetkeks täiesti tummaks. Ilmselt proua arvas, et see on mingi uus eriline Eesti süsteem, kus patsiendid ootavad vastuvõttu kappides. Lõpuks muidugi juhatasime ta sealt välja. Viisime õige ukse taha ja kõik lahenes hästi. Aga see pilt, proua, kes istub rahuliku kapis teiste patsientide üleriiete vahel, ootamas arsti ja palatiseks meelde. Sellised hetked tuletavad meelde, et keelebarjäär võib olla vahepeal ka naljakas. Tervitusega üks meditsiinitöötaja, kes sai sellest päevast kõhuda ja naeru. Ma kujutaks ka, et ma hüsteeriliselt naeraks. See on jah. Anna proua kapis. See on päris naljakas. See on päris naljakas, jah. No, ega ma ei oskagi midagi kosta selle peale, võtan järgmise kirja. Jah. Mida Mallo ja Kristina sellest segasest loost arvavad? Hei, esmalt pean teid kiitma. Ma olen kõiki episoode vähemalt 5 korda kuulanud. No mida sa teed, kui ükski teine ei sobi, aga koristamisel tahaks just podcasti kuulata? Aga minu jutt on järgmine. Oleme mehega koos olnud üle 10 aasta. Ta on minu esimene päris suhe. See tähendab vahekorras olen olnud ainult temaga. Aga kuna tema on minust 5 aastat vanem, siis on temal varasemalt ka partnerid olnud. Niisiis mina nagu ei oskagi midagi paremat tahta. Aga alles mõned päevad tagasi voodis olles küsis ta mu käest, kas ma ei ole mõelnud kunagi mõne teise mehega seksida. Mina siis vastu, et ei ole jah, kuna mul pole ju rohkem kogemust ega ma ei oskagi midagi enamat tahta. Küsisin siis vastu, et kas tema tahaks mõne teise naisega olla ja tema vastus oli väga. What? Ma jäin vait tõsiselt, ma ei osanud kohe midagi selle peale vastata. Veidi aega hiljem siis küsisin, et miks. Tema selle peale ütles, et tahaks lihtsalt kellegagi jälle tunda, et mis tunne oleks kellegi teisega seksida. Ja kui ma küsisin, et kas tal siis on keegi kindel, kellega ta seksida sooviks, siis ta ütles, et ei, tal pole vahet, tahaks lihtsalt kellegi teisega proovida. Jäin kõike vait, et seda seedida. Siis ta ütles, ega ma ilma sinu loata seda ei teeks, ma ei suudaks, mulle piisab sinust ka. No jumal, vabandust mees, aga me oleme nii pikalt koos olnud, meil on lapsed ja siis see tuleb mulle nii ütlema. Ja sellest jutuajamisest saadik olema muudkui sellele mõelnud. Mida see siis tähendama pidi? Mis on teie arvamus sellest? Lisan veel juurde, et mulle ei paku pinget see seksimine. No ei ole tahtmist, kui see tavaliselt kestab paar minutit ja kõik. Sellest on meil ka tülisid olnud. Ma ei taha, kuid mitte viimase paari kuu jooksul, et sellest oleks saanud nüüd tema soov tekkida. Teie ustav kuulaja Liina Sepp-Lepp. No ütleme niimoodi, et no pole ime ka, et see nagu ei soovi seksida, kui see kestab paar minutit. Et see on nagu see, et just hakkab nagu käima, juba on läbi. Jah, et tundub aja raiskamine. Aga see on nagu nii haige, et mees ütleb nagu otse näkku, et ma tahaks kedagi teist proovida uuesti. Aga mis see siis 2 minutit seal kuskil mujal sahmid, et see ei ole ju mõtet. Ma lihtsalt mõtlen seda, et see on kindlasti väga haige asi, mida kuulda. Aga samas vaata, me siin kogu aeg ütleme, et kui sa midagi tahad, siis suhtes on viisakas olla aus. Et nagu... Võib-olla see naise jaoks vist oli see, et ta nagu
küsis nagu lihtsalt mingi, kas sa tahaksid nagu pool naljaga, siis mees oli mingi jaa, ja siis tema jaoks oli see šokeeriv. No vaata, ma arvan, et eks see mees küsis tema käest ka ju põhjusega, ma arvan, et ta oligi mõelnud viisi, kuidas ta saaks sellele naisele seda öelda. Ma ei ütle, et ma mingi kiidan heaks seda või et see oleks minu meelest nagu fine, on ju. Aga samas suhted on erinevad, olukorrad on erinevad ja tegelikult see ei ole ju mingi haruldane asi, et kui inimesed on 10 aastat koos olnud, see on ikka väga pikk aeg, et noh, tehakse midagi, mis siis vürtsitakse seda suhet, on ju. Kuigi ma ei tea, see on natuke minu meelest ebaaus, kui see mees läheb siis kuskil oma suhet vürtsitama, et võib-olla. Aga nüüd mul on sellest naisest kahju, sest et ta on 10 aastat, ta pole tegelikult, tema teadmine ongi see 2 minutit ja paar minutit, niukest, ta ütles, et ta oskab midagi paremat ka tahta, aga Kaila, is better. No natuke paremat ikka on. Aga tead, selles suhtes, et kui sa valmis oleks selleks, siis ma võib-olla, vaata siin muidugi oleneb, kui armukade sa oled või kui ebakindel inimene sa oled, ma ei oska öelda ausalt, mida ma teeksin selles olukorras, ma ei ole kellega 10 aastat koos olnud. Aga selles suhtes võib-olla ma võtaksin seda siis nii, et okei, aga mine siis ja ma lähen ka. Või ongi, aga selleks ongi need svingerite ja asjad ka, vaata. Tõsi, et te saaksite koos minna ja siis see oleks nii-öelda teie nagu ühine kogemus. Ma ei tea, variante on tegelikult nii palju, sest inimeste seksuaalsus on tegelikult ju meeletult suur. Täpselt. Ja kuigi ma ütlen, kui ma alguses ka lugesin seda, siis ma olin ka nagu what the fuck, on ju. Aga teisest küljest ma ei saa ju pahaks panna, inimene on aus, ta ju siis see ongi see, mida ta tegelikult tahaks, on ju. Ja ta ütleb sulle, mitte ta ei lähe juba mingi. Jah, et ta tegelikult tahtis ju sinuga seda juttu teha, et ma arvan, et siin ei peagi olema see, et okei, nüüd mine vaata. Aga see on võib-olla arutamise koht, et mida võiks teha, mis oleks nagu uus ja huvitav. See ei pea tegelikult nii väga võib-olla kohe kaasama kedagi kolmandat, on ju, et võib-olla mõtlete niisama. Kaasa kalender. Jah, et mõtlete niisama mingeid huvitavaid asju ja tõesti, okei, võib-olla down the line, kui te mõlemad olete up for it, ma ei tea, tehke, mis soovite, see on fine. Aga ma võib-olla ei olekski nii väga selle mehe peale pahane, sest et tegelikult tema võtab sind ju täitsa austusväärse kaaslasena, et tal on mingisugune mõte, soov, vajadus ja ta ütleb seda sulle, mitte ei tõmba kuskil ringi ja siis ütle, et sa nagu nii ei taha seksida. Vaata. Ja. Et, see tundub ikkagi niuke parem variant. Mind nüüd väga huvitab, anna kindlasti teada, et kuidas teil see lahenes? Kuidas see lahenes või kuhu see läks, on ju. Et ma saan aru, et miks see võib nagu esimese laksuga olla, see on nagu egopauk, vaata, et sa tahad minu kõrvalt kedagi teist. Ja et kas ma ei ole piisav, vaata. Just, aga kui sa nüüd natuke lähed siit kui sa lähed sügav, siis sa leiad asja tuuma. Ühesõnaga, jah, kui sa sinna lähed, siis sa võid leida mingi muu tuumaselt tõesti. See podcast on ikka nii hea. See on jah. Kui mees ei ütle nime, siis võib-olla tal on juba naine. Tere, Malju ja Kristina. Loodan, et liiga pikk pole. Pole ükski mees öelnud. See pole võib-olla otseselt saladus, aga lihtsalt paneb küsima, et kui rumalad võivad mõned mehed olla. Olime sõbrannadega baaris. Tavaline õhtu, veidi veini, palju juttu ja naeru. Veel hetkel tulid meie laua juurde 2 noormeest. Rääkisime niisama, kõik tundus normaalne, kuni mõtlesin, et võiks ju teada, kellega räägid, küsisin nende nimesi. Ja siis hakkas mingi imelik jama pihta. Nad ei tahtnud öelda. Kujutate ette, räägivad, kus nad elavad, mis tööd nad teevad, aga nime ei ütle. Mõtlesin, et okei, võib-olla mingi nali või mäng, ei võtnud tõsiselt. Kuna kell oli juba palju ja baarid hakkasid sulguma, siis arutasime, et mis edasi teha. Sõbranna pakkus, et lähme tema juurde. Alutasime ja ma hakkasin uuesti nende nimesi uurima. Lõpuks hakkasid nad igasuguseid erinevaid nimesi ütlema, nagu oleksid mingid spioonid, mitte tavalised tüübid baaris. Tundus, et nad olid kokku leppinud, et päris nimesi ei avalda. Ma käisin neile nii kaua närvida, et lõpuks üks näitas isegi oma ID-kaardi, aga kattis perekonna nime kinni. Nagu miks, kas sa oled mingi James Bond või? Küsisime kohe teise nime ka ja tema hakkas rääkima, et tal on kole nimi. Me olime nagu, mis mõttes kole nimi? Lõpuks ütles, et ta nimi on Karol. No okei, nimi nagu nimi ikka. Uskusime teda. Hiljem, kui mina ja üks sõbranna koju läksime, läks ka see esimene noormees oma teed. Teine sõbranna ja Karoliga 2 käsi. Ütleme nii, et nad asjatasid ja siis läks Karol minema. Aga järgmise päeval ikka hakkasime uurima, kes need vennad tegelikult on. Vaatasime Instagramist, Facebookist, TikTokist, mitte midagi. Siis saime aru, et Karol oli terve õhtu vale nime kasutanud. No shit, wow. Alles nüüd said aru. Tõesti. Wow.
aga kuna me oleme ikkagi põhjalikud naised, siis hakkasime proovima sarnaseid nimesi. Lõpuks leidsimegi selle Karol üles. Ainult et teise nimega. Ja no ausalt, kui sa juba valetad, siis miks sa valid vale nime, mis on su päris nimega sarnane? Nimele Karl siis äkki. Oleks võinud öelda ükskõik mis muu. Leidsime ta konto, kõik oli privaatne, aga mis me kahjuks leidsime, tema elukaaslase. Ja noh, see hetk oli ikka korralik šokk, neil oli ilusad pildid koos Karoliga, südamed ja kõik muu. Ütlesin sõbrannale, et peaks selle tüdrukule kirjutama ja rääkima, mis juhtunud, aga ta julgenud. Ma veensin teda pikalt, aga ta arvas, et see ei usuks teda ja pole mõtet tülitsema minna. Ja see juhtus juba pool aasta tagasi ja ta on ikka veel koos. Ausalt, sellest on isegi kahju. Üks inimene elab ilmselt teadmatuses ja teine mängib topeltelu. Nii et ma ei teagi, kas ma peaksin seal neile lihtsalt kirjutama ja tõere rääkima või nüüdseks on juba liiga hilja. Olete parimad, love you guys. Ütleme niimoodi, et kui mingi vend sulle paaris oma nime ei ütle, siis ta probably on suhtes või ta on nagu, selles mõttes, et nagu, ma ei näe mitte mingit muud põhjust. Miks sa ütle mulle oma nime? Kuigi mul oli ükskord ühe sõbrannaga nii, et ma mäletan, ma lisasin ta numbri enda, no ma tähendab eesnime on ju. Ja siis lisasin ta numbri, siis ma ka, mis su perega nimi oli, siis ta oli mingi, las jääda. Ma olin mingi, las jääda. Ma olin mingi, siiani ei tea või? Nüüd lõpuks sain teada. Aga ta oli mingi, mul on mu isa perekonnanimi, mulle ei meeldi mu isa perekonnanimi eest, ta on nagu sellepärast ei olnud, aga sel hetkel ta oli mingi, las jääda, ma olin mingi, okei, FBI match või. See oli väga, väga weird, aga selles suhtes, et tea, et nagu loog, et kui mees ei ütle enda ja ma ei kutsuks kedagi enda juurde, kelle nime ma ei tea, tõesti väga sketš. Ja kui sa näitad mulle mu ID-kaardi, ma perekonna nimeta, kuule nägemiin. Nagu see tähendab, kas sa varastad mu tühjaks või siis saad suhtes, mis ei ole kumbki. Ja kirvemõrtsukas ei taha nime öelda. Ma ei tea, ei. Aga mõtle, kui te oleks teid mingi tühjaks röövinud ja siis küsid. Maha löönud teid, vägistanud. Ja vägistanud, mis ta nimi oli? Ma ei tea. Samas tihti inimesed ei tea. Seda küll, jah. See ei ole nagu. Seda küll, jah. Aga nagu, seda küll, jah. See on loogiline. Aga lihtsalt üldse, et sa ei saa ju kedagi, nagu ma ei tea. Unustab oma mingi telefoni maha või ma ei tea. Unustab midagi maha ja siis saad nagu mingi, võtaks ühendust ja siis seda. Ei saa. Aga mina arvan küll, et pool aastat möödas muidugi kirjuta selle naisele. Selles suhtes, et kui sa ütled spetsiifiliselt, näed sellel kuupäeval, me ei teadnud enne, et tal on naine. Nüüd ala koberdasin ta Insta otsa, ta ütles meile hoopis teise nime, ma praegu sattusin juhuslikult peale ja sorry, tahtsin sul lihtsalt teada anda. Mulle praegu mingi rekomendis Facebookis näiteks sõbraks ja siis ma nüüd nägin, et tegelikult alati. Jah, et lihtsalt tahtsin sulle teada anda, et kui see on teil nagu kokkuleppeline, siis sorry, never mind, aga kui ei ole, siis ma tahan sulle lihtsalt teada anda. Jah. Vot, nii ma teeksin. Sest siis sinu süü on, sina oled süüst puhas. No tema ei ole muidugi üldse süüdi, sõbranna ju siis selle Karoliga. No jah, aga no sa võid kirjutada, et mu sõbranna, vahet seal on, ütled sõbrannal pole Instagrami. Nii, kella 3 naaber. Tere naiskad, kuulasin teie vanemaid osi järgi ja naabrite eri kuulates meenus oma seik. Nimelt 18-aastaseks saades kolisin ma ema juurdest kuti juurde, kellega olime selleks hetkeks 4 aastat sebinud. Aga kolimine tähendas sisuliselt seda, et käisin ööd tema juures, aga asjad olid mul ikka ema juures. Olukorra teeb ekstravagantseks see, et kutt töötas Tallinnas turvafirmas ja elas turvafirma ühikas Sõle tänaval. 2 korterid, kus kummaski toas 2 elanikku. Ja samamoodi siis ka mu kutitoas elas teine mees veel. Ja mina. Toas riidekapp, 2 eraldi 90 cm laiusega voodid seinte ääres ja akna all voodite vahel kummut. Tuba ise oli 12 ruutu kui sedagi. Kuidas me kutiga seal 90 cm laiuses voodis magasime, pole õrna aimugi. Aga nüüd siis meie toanaabrist. Tal oli kombeks oma telefon öösel kella 3 äratuma panna. Igal ööl, selle jaoks, et onaneerida meie kõrval voodis. Tavaliselt ma teesklesin, et ei kuule kella või kühatasin andmaks märku, et äratus äratab ka mind. Või vahel ta ei ärganud ja ma panin ise ta äratuse kinni. Oh my god, kui lähedal ta siis oli, kui ta sai ise selle äratuse kinni panna. See oli väike tuba ikkagi, 12 ruutu. Vot selline vahva looke. Aasta oli siis äkki 2004. Tõesti vahva looke. Nagu see on nagu nii palju esiteks nagu võib-olla see tüüp siis nagu tahtis, et sa sealt ära läheksid. Nagu tegelikult kui sa mõtled, et nagu 2 meest tegelikult peaks seal elama lihtsalt, on ju. Mingi tüdruk olib ka sisse, on ju. Aga mina mõtlen, et mis sa siis oma mehega ei teinud midagi või? No ma mõtlengi. Et siis võib-olla see
naaber jah karistaski teid sellega, et tal polnud kellegagi seksida. Ma olen kindel, et teie tegite ju seda ka ja siis tal ei jäänud muud üle, kui hakkas pihku taguma. No mõtlen ka, et raudselt ikka öösiti mingi, kas või paati tatti enne magama jäämist. Ja siuke mingi lirtsu. Ja siis ta on seal kõrval, siis ta on mingi okei, ma teen tagasi. Noh, mitte, et see okei oleks, mina ei suudaks. Mina mingi näiteks sõbrannaga olen samas toas võtterski. Aga reaalselt, kui ma oleks üksus olukorras, ma vist küsiks ööpimeduses selle, kas sa reaalselt paned pihku praegu või? Või kaua sa veel siin jaurad? Jah, et nagu it's getting weird. Ei, millest mõtled? Siis ma mõtlen lihtsalt, et okei, et sina ärkasid üles, aga kas su mees ei ärganud siis üles või? Et nagu mees kolmekesi kuulasid või? Et nagu see mees võiks ju oma siis sõbraga, või noh, ma ei tea, kas oli ta sõber, võib-olla nad lihtsalt pandi sinna koos elama, et aga no teadis ta ju ta ikka, et mees oleks võinud siis öelda, et kuule ole inimene, et ära mingi tao pihku. Ma ei tea, ta ei ütle siin ka, et kuidas see olukord siis lõppes, et kas nad siis kolisid sealt ära või siiamaani elavad selle... Ma ei usu, see oli mingi turvafirma ühikas. 2004 aastal oli see. See oleks veits kehva, kui nad ikka veel 21 aastat hiljem elavad samas. Ühikas. Kolmekesi. Jah. No ühesõnaga, aga see oli 2000 algus. No jah, see oli nii ammu. See oli võib-olla siis teised ajad. Jah, no võterme siis. Tavai. Südaöödne serenaad lauluväljakul. Hei Malju ja Kristina, kirjutan ühe naljaka loo, kohati ka traumeeriva kohtingu. Oma suht koht lüükese elu jooksul olen päris mitmetel teitidel käinud ja kohanud igasuguseid inimesi. Aga see noor härra oli ikka täiesti teistmasti. Täitsa omaette frukt. Kõik algas eelmise aasta suvel, kui tutvusin Tinderis ühe noormehega. Meid ühendas sama eriala huvid ja olime ainult paar sõnumit omavahel saatnud. Kui saime aru, et õpime samas koolis. Kuna me ülikool... Kas sa teed väikest sotsmeedia sisu siin vahepeal? Ei, see on fine. Shroom, sponsor us. Nii. Kuna meie ülikool on väga väike, siis olin üllatunud, et polnud teda varem kooli peal näinud. Muidu Tinderist leidub poisse ei usalda, siis talle on nõus andma võimaluse, kuna olime samast koolis. Kui hull ta ikka saab olla? Tema muusik, mina muusik peaks sobima. Peale mitu nädalat läbi sõnumite tekstimist otsustasime spontaanselt kokku saada. Augustikuu südaööl mere ääres. Alutasime mööda mere äärt ja rääkisime juttu. Noorme jutt oli ikka väga kahtlane. Iga lause oli omaette nali ja sarkastiline kommentaar. Normaalselt ja vähe tõsisemat juttu ei saanudki absoluutselt rääkida. Mõtlesin, et äkki ta on närvis või siis üritab nii vähe kui võimalik enda tõelist mina näidata. Kõndisime lauluväljaku poole ja samal ajal mõlemad täiesti iba juttu suust välja vahutades. Mina suudan nonsest juttu ajada, kui tahan. Mõtlesin, et lähen tema vaibiga kaasa. Ühel hetkel hakkas ta kõva häälega laulma. Olen muusika inimene, aga see ehmatas mind täiesti ära. Vend lihtsalt laulab minu kõrval valju häälega üle tänava. Natuke laulis ja jäi siis vait. Väga palju rohkem ta ei rääkinud ning jalutasime vaikuse kaare alla. Jõudsime laulukaare alla ja näen, kuidas vend kaaretreppide all jääb seisma. Kogus ennast hetke ja hakkas, ta lendab messipuu poole täiesti kõrist laulma. Alguses laulsin minagi kaasa. Mõtlesin, et lauleme natuke ja liigume edasi. Aga ei, vend võttis ikka kõik sõlmid läbi. Mina olin selleks momendiks juba nii väsinud tollest õhtust sellest kutist ning otsustasin laulukaare aart minema kõndida. Tema jäi sinna üksi seisma ja laulma. Kükitasin oru värava ees ja võtsin Bolti äppi lahti, et endale takso tellida. Istusin muru peale ja mõtlesin eluvalikute üle järele. Kellega kurat ma suhelnud olin ja miks ta kogu aeg laulab? Õnneks sai vahepeal kuti salmid lauldud ning kõndis minu juurde. Küsis, kas ma olen väsinud ning vastasin jaatavalt. Õnneks sõidutas ta mind ise ilusti autoga koju. Niimoodi saime esimene kohtumine läbi. Võin öelda, et see jäänud ka meie viimaseks kohtumiseks. Nii jube kohting, aga viimaseks ei jäänud. No tõesti, järgmistel kordadel oli tal mask maas ning niimoodi ta enam ei käitunud. Ei laulnud ega ka ei rääkinud ainult iba juttu. Eks ta siis testis, kas ma kannatan tema veidrused ära või mitte. Me jäime sõpradeks ning tänaseni, kui koolis vilksamisi näeme, siis ikka viisakalt tervitame teineteist. Peale seda kogemust olen meestega tutvunud ainult päriselus või läbi tuttavate. Kurat teab, et äkki jälle mõni lõõrid lahti laululind endab puurist välja. Selles mul oli ka mingi aeg üks inimene, kellega ma nagu hakkasime suhtlema.
ja siis randomly vaatan, no ma olen suhtega voice'ide saates, ma vaatan voice'is, vaatan, saadab mulle voice'i vastu. Ja siis ta lihtsalt laulis voice'is. Ma olin mingi voice'is. Oh my god, see oleks nii kringel. Ma tean, et väga paljudele inimestele ja naistele meeldib, kui mees neile laulab, onju. Aga ma ei saa aru, mis minus nagu katki on, et mõte juba sellest, et keegi laulab mulle, tundub nii kringel kuidagi. Nagu stop ta saatis mulle video ka, kus ta lauli. Ma võin sulle näidata. Kas ta oli nagu serious about it või see oli nagu nali? See oli nagu nali, nagu ta ei laulnud päriselt, et ta lihtsalt nagu mingi suvalist viisi juppi jorises, vaata. Või see näiteks, kui ma ütlesin midagi, kes ta saatis mulle voice'i vastu laulda, siis ma olen mingi, Kristus. Okei. Ta väidetavalt kuulab ka meie podcast'i, nii et tere, et Okei, no well, ei oska midagi öelda. Laula, no jah. See ütlesin, et nagu see ei häiri mind otseselt. See on kind of weird. Aga see oli natuke weird, aga nagu ma mõtlesin, et äkki ta on nagu quirky, vaata. Ma olen ise ka veits saata. Nagu, lol, jah. Okei, lol. Ma ise olen ka veits veidrik, vaata. No jah, aga sa ei laula. Miks seegi? No nii, Pauk pargis. Tere salajuttude podcasti tegijad. Edastan sõbranna jutu, mida ta enda meili alt ei julgenud saata. Okei, kohe sõbranna tanki. Jah. Ma olen pikalt teid kuulanud ning iga kord jõuan jälle kuulamisega Spotify's lõpuni, alustan algusest uuesti. Tänud. See on nii lahe tegelikult. Niisiis oli plaan ühel keskpäeval minna lapsega parki lehti korjama ja puuliike õppima. Hea emana rüüpasin kiiruga kohvi alla ja jõin ka välja valutud õuna toormahla ära. Panin nõudekasse ja läksime. Teel parki tundsin valu kõhus. Ei teinud välja. Jõudsin parki, laps vankrist välja, koer lahti. Haarasin lehe ja kükitasin, et näidata lapsele puulehte. See oli viga. Kilpkon püüdis oma pea välja pista. Appi. Pigistasin sulgurlihase kokku. Laps vankrisse ja pool palvetades hakkasin jooksma. Koer tempokalt kõrval. Jõudsin pargi aiast välja veel 2 kilomeetrit koduni, kui tundsin, et punn on eest, nüüd või mitte kunagi. Kimasin esimese põõsa alla koos lapse vankri ja koeraga. Tõmbasin püksid alla ja käis pauk. Korralik, nagu oleks keegi õhupüssis survega lasknud. Isegi koer ehmatas ära. Oma ümbrust ma ei olnud kontrollinud ja silmad punnis higi otsa ees põrnitsesin põõsalt seda sama naist, kelle hundi koerast me enne mööda jalutasime. Ta keeras otsa ringi. Ma oleks isegi väikse piinlikkusega pääsenud, aga kuna mu pisipõnn pole väga vaikne, hakkas ta suure häälega röökima, kuna ta ei näinud mind. Seega tõmbas ta endale tähelepanu ning lähedal olevad töömehed keerasid ümber ja vaatasid hääle suunas. Ma loodan, et see vall seal põõsa ääres ja ka vanker katsid natukene vaadet, aga ma ei tea. Püksid kiiruga üles, tegin oma elu parima sprindi tulemuse koju. Kiiruga riided pessu, et asitõendid hävitada, sest God knows mul on abikaasa, kes eeldab naistelt ladylike käitumist. Seega põhjus, miks ma lasen sõbrannal saata, et abikaasal kahtlust ei tekiks. Ta käib su Gmailis vaatamas sentmeeli, et äkki sa sittud kuskil pargis või. Tuleviku märge, et õunamahla ja kohvi koos ei tarbi. Ma kujutan ette lihtsalt, kui fucking funny see on, et sa üritad nagu niigi sul on mark, sa ei taha, et keegi siin näeb, siis sul laps hakkab ka mingi vankris karjuma, siis kõik vaatavad, siis on mingi perse paljas vankri taga. Nii haige. Jah, aga no mis sa teed? Sest et kui mul oleks varianti, et kas ma nüüd situn püksi või põõs, noh ma peaks kahjuks sinna põõsa alla, kui mul 2 kilti veel koju ka. Aga nagu, nojah, selles mõttes, et tegelikult see, et nagu, kui sa situd püksi, nagu keegi tahab ju meelega püksi situda, et nagu it happens. Kõige parimatel Ega ei, muidugi keegi ei taha, aga et kui võimalus, siis isegi oleks sinna põõsa alla läinud, et 2 kilti vedel siit püksis koju kõndida ei tundu ka nagu kõige ahvatlevam perspektiiv elule. No see ei ole väga, väga tore. Aga no olgem ausad, ei pea ka geenius olema, et tead, et kohvi ja õuna toormahl, et paneb. Jah, et ma ei oleks mingi tund aega solid kodust välja liikunud, et aga mina näiteks ei mõtle, vaata sul on kogu aeg kõhuprobleemid, vaata. Et siis sa juba nagu veits mõtled, et nagu kui sa tarbib midagi, et kas sa nagu lähed kodust välja või mitte. Minul on küll see, et ma mingi mõtle. Elamine. Living on the edge. Kas ma olen südametu? Hei, soovin teie arvamust, kas ma olin südametu. Läksin eelmine nädal lahku oma elukaaslasest. Olime koos natuke üle aasta. Mina 26, tema 34. Ta on tegelikult tore inimene ja mingit tüli ka ei olnud. Lihtsalt ühel hetkel sain aru, et ta pole inimene, kellega näeks ennast pikaajaliselt koos. Ei tundnud, et ta minust piisavalt hooliks
ja mind väärtustaks. Samuti ei huvitanud teda eneseareng, et see näiteks emotsionaalse intelligentsuse arendamine, kui tõin välja asjad, mis mind häirivad. Lisaks olid tal ka väga kaheldavad poliitilised vaated. Ekrekas raudselt. Kuna ta elas minu juures, siis pärast lahkuminekut olime umbes nädala veel sõbralikult koos, kuniks ta asju pakkis ja kolimiseks valmistus. Nüüd see osa, mida mu sõbrad südametuks pidasid, millest ka mul endale kehva tunne sisse jäi. Nimelt tema kolimispäeval läksin mina hommikul tööle ja tema kolis minu tööpäeva jooksul välja. Üks samm enne seda, kui hommikul uksest välja läksin, kalistas ta mind pikalt ja tugevalt ja kalistuse ajal tundsin, kuidas ta õnnalt nutma hakkas ja hakkasin ka ise nutma. Siis ta ütles, et tal on kahju, vastasin, mul on ka kahju. Siis juba täiesti nuutes ütles väriseval hääle, et armastab mind ikka. Ma ütlesin üsna tõsisel hääle, et ma tean ja astusin uksest välja ning läksin tööle, et tema jäi üksinda minu korterisse nutma. Selles momendis tundus see õige asjana, mida öelda, sest miks ma peaksin ütlema inimesele, kelle ma maha jätsin, et ma teda armastan ja midagi muud paremat poleks ma ka osanud vastata sellele. Tagantjärgi on küll selline tunne, et pean vist südametu olema, et sellisel hetkel nii öelda. PS, osaliselt sain lahkuminekuks tõukega podcastist, sest mõtlesin korduvalt, et ma pole vist õige pott ja kaas üksteise jaoks ja miks ma tema aega raiskan, kuna meil pikka tulevikku ei näe. Aitäh. Eritan kõiki vallalisi. Ja ma mõtlen selles mõttes, et mul on see nimi tuttav. See on see peale seksi vanni. Sees või? Meie sees vanni läks lahku või? Kahju. Aga noh, oled sa kindel või? Minu arust küll. Vaatan. Ja minu arust tema on see. Sest ma tean, ma olen meile ju kustutanud, et see ei pruugi. Ei, mul lihtsalt, et tal on see nimi, mis jääb meelde. No see nimi on, jah, see nimi on mulle ka tuttav, aga. Minu arust see oli tema. Issand, kui see on tema, siis see on küll natuke funny. Aga. Natuke funny. Ja ma mõtlen ka esimese veits funny. Aga nagu minu arust see oli tema lihtsalt sellepärast, et. Et nimi oli sama. Sest et ma mäletan, sest et ta veel kirjutas pärast, vaata veel selle follow-up kirja ka veel ja siis ta sai auhinna ka ja tänu sellele. Aga mina ütlen, et ei, sa ei ole südametu. Mis asja? Kui sa ei armastada tegelikult, siis kui sa ütleksid talle, et ma arvasin sind ka, siis teeks ju veel raskemaks, et okei, miks me siis lahku läheme, vaata. Südametu oleks siis, kui sa oleks öelnud mingi värdest tõmba nahhu ja panid väikse pisara, ütlesid, ma tean, minu täiesti okei. Parem nagu, vaata, Khloe Kardashian ütles kunagi hästi, et tõde teeb, ta on korraks haiget, aga vale teeb pikalt haiget. Eks kui sa oleks olnud talle mingi, ma armastan sind ka, kuigi sa ei armastada, siis ta jääks mõtlema, et okei, ta ikkagi armastab mind äkki bla bla. Aga kuna sa ütlesid lihtsalt mingi good for you, siis tal oli, ta võib-olla tegi haiget, aga ta liigub edasi, sest et nagu. Ja nüüd ta hakkab teisi naisi ees vanni tossima. God. I'm so sorry. Mis ta nimi on? Ei no, kui ta nüüd vaba on. Ja, siis ma olen mõnegi, teate, mäletad, kui ma naarsin sees. Tegelikult see ei ole üldse naljakas. See ei ole üldse naljakas ja tead, meil on kõigil oma journey. Meil on kõigil oma journey, ärme naera vaata. Igal on oma suhe. Ja mina olen selle suhte poolt. Kus mees viib sind vanni. No, ja mul on vann olemas, nii et nagu pool võitu. Aga mis selle vastu tegelikult ka saab olla? Kui tahab lohistada, lohistusega see sulle, naisele mingid vaeva. Ja mul on magamistoa ja vannitoa vahel ainult 2 sammu. Reaalselt fun time. Isegi patt oleks mitte viia, ma ütleks. Reaalselt. Aga ühesõnaga, don't be sad ja kuna sina tema jätsid maha, siis. Siis ilmselt ei ole sad, jah. Ja sa oled isegi tänu temale auhinna saanud, nii et sa võtsid sellest suhtest kõik, mis sul võtta oli. Täpselt ja nüüd, ja sa oled 26, nii et aega on. Aega on, jah. Meil on aega veel. No nii, kust see vesi tuleb? Ei naised. Mina panin selle kirja meile ja siis mul tuli meelde. Ei naised, lahedad ja ausad olete. Mallu torkamised ja Kristina naer on sõltuvust tekitavad. Aga mina olen mõelnud, et vaata kui pornovideodes naine squirtib, siis tuleb ikka normaalselt seda vett ja täiesti läbipaistev teine. Mitu korda ja korraliku kraaniga. Minul endal on seksides olnud vahetevahel selline tunne, just kui tahaks midagi välja tulla, aga näpi, rauta ja lõõgastu kaua jäksad, aga lihtsalt tunne püsib ja mingit piiska ka ei tule. Niisama mõnus emotsionaalselt. Et seksime ja midagi sees käib.
Ükskord proovisin isegi seksi ajal, kui mees minu sees tegutses justkui pissida, et äkki lõdvestab mingi vajalikumad lihased või midagi sellist. Aga kui tuppes midagi sees, siis ei õnnestunud. No hea ka, ei tahtnudki ennast tegelikult täis kusta. Masturbeerinud olen ma ainult enda käega, kuigi meeldib see soe naha kontakt sõrmi sisse ei topi, see just kuidagi häirib. Miks ma loen ette kellegi masturbeerimist? Ei, see on nagu... Liigutan kergelt hõõrudes mõnusalt ja mitte kuigi kiiresti. Aga ma ei tea, miks ta nii nagu... Ette siia tagasi. Sest et siin tuli üks naine oli veel, kes küsis selle skõrtimise kohta ja siis ma mõtlesin, et me mõlemad ette ja siis me saame nagu Okei, ma loen siis nüüd edasi. Ja, aga ära loe seda ära siis... Ta masturbeerib edasi tagasi hõõrudes lihtsalt kliitori jäbemokkade peal. Ehk peaks mingi mänguasja ka ikka hankima, mis ka seksi ajal intensiivsemat tööd teeb. Kutiga koos üle 2 aasta, seks on hea varustus ka, aga pole kordagi orgasmile isegi lähedale temaga jõudnud. See nõuab nii palju keskendumist, et ma peaksin lavama nagu laip. Juba kerge mõte, et võiksin ta selga nüüd vastu silitada, segab. Nii et orgasmist ei haisugi ja veel suurem müsteerium, kust see vesi tuleb. Musipüksi. Ja ma võin siis selle teise, see on lühike kiri, et kirjutas skuttimispettumused. Ta ütle, ühesõnaga, minu kogemus, sain mehega tuttavaks, suhtlesime, jõudsime voodisse täiesti lambist togi stylis, sain aru, et mingi vedelik tekib kuskilt. Ma ei saanud aru, kas ma kusen ennast täis, situn või miski muud. Ma ei tundnud seal hetkest seksuaalselt reaalselt mitte midagi. Oli ainult segadus, mis juhtus. Seega mehed, saan aru, et naine squirtimine on teie jaoks saavutus, aga miks? Ma olen väga pettunud sellest tundest ja sõbrannad on ka väitnud, et täiesti lamp. Ja saan aru, et seda juhtub pigem harva, aga mulle mehena meeldiks palju rohkem, kui naine tuleb, mitte see emotsioonitus squirtimine, vaid mulle päriselt mega hea. Vaid see squirtimisega paljud ei saa aru, mis see on, vaat, kas see on piss või midagi, et see ei ole päriselt piss, aga kuna see tuleb samast august. See tuleb kind of sama august, see on niimoodi, et see tuleb skeene näärmetest, mis on seal kusiti lähedal. Ja siis sul on nagu põhimõtteliselt seal on nagu õrnalt pissi, see on nagu filtreeritud piss, et see nagu põhimõtteliselt see läbipaistev, see ei ole piss, aga seal on nagu õrnalt uriini ka. Nats pissi. Nats pissi, nagu hästi õrnalt, nagu tilk, kust on seal sees. Whiff of piss. Et see ei ole täis uriin, ühesõnaga, see on nagu whiff of piss. Whiff of piss. Aga selles on põhimõtteliselt nagu naise ejaculation, ma ei tea, kuidas eesti keeles on. Pauk. Naise pauk, on. Et selles suhtes, et see nagu mõndadel naistel siit ei tulegi kunagi, mõnel tuleb see mega kergelt, mõnel ei tule see üldse. Et selles mõttes, et ma ei tea, et kui see squirtimine, et see ei ole nagu minu arust mingi end goal, et see võib tulla, see võib nagu pea tulla. Mina pean nõustuma sellega, mul on ka juhtunud seda, aga sellega ei kaasnud see midagi sellist. Pärast me märras voodist pärast magama. Ja sellega ei kaasnud küll midagi sellist, et tõesti, et miks mehed on mingi, oh my god, wow, it happened, et ma ei tea, kas nad arvavad, et see tähendab siis midagi rohkemat, kui see tegelikult tähendab, sest tõesti minu meelest sellega, see oli väga ootamatu lihtsalt, aga ei olnud mingi täiesti savi, lihtsalt märg oli pärast. Lihtsalt märg on pärast ja kes magab selle sees, not me, vaat. Naret. Et no ütleme nii, et selle esimesele, et sa ei jää millestki ilma otseselt, et sa squirtinud pole, aga ta ütles, et ta pole üldse orgasmi saanud sellesse. Sellesse, et ilma jäänud. Aga no vaata ongi, mõndadel on nagu, vaata eriti naistel on see, et sa pead olema nagu relaxed ja keskendud. Aga vaata, kui see esimene kirja autor ütleb, et ta ise ennast katsub ja seletab meile väga detailselt, kuidas ta seda teeb, mul on pilt silme ees praegu, siis teoreetiliselt sa saad seda sama asja ju teha ka seksi ajal, kes sind keelab selles suhtes, et siis on nagu 2 in 1, ma arvan, et siis sa ikka saad ja kui sa oma ette juba saad, küllab sa saad temaga ka, sa ei pea ta selga silitama, tee omi asju. Silita enda vašinni. Iga üks on enda eest väljas, olgem ausad, nagu siin ei ole mingi käsi peseb kätt. Kõigepealt peab naine oma asjad lõpetada, siis me võime edasi vaadata, mis siin nagu toimub. Ja täpselt. Et selles suhtes ja kui see on näiteks vaata see, kes naine, kes käega teeb, duši otsikuga saab ka kui väga nagu vaesus majas ja veel ei ole raha vibraatori jaoks, siis duši otsikuga. Kui ma noorem olin, siis vast times üteled, et sai tehtud küll. Enam ei viitsiks, aga on. Kui vaja on. Ei, nagu reaalselt, kui ma ei tea, elekter on läinud. Isu suur, aga vett veel on. 2 ühes. Kuigi ega see vibraator Deep clean ja
väike orkas. Vibraator ka ju elektriga. No kaku tühja. See vaata, paned juhtmega siin käijaga. Mu kõige esimene, ei, ma ei tea, kas see oli mu kõige esimene vibraator, aga ma ütlen ausalt, et Brigitte kunagi kinkis mulle juhtmega vibraatori. Sünnipaks, ma mingi 21 olin. See on mingi Shane'i, see on massive, vaata see vaatad, et küll see nagu see magic wand, vaata. Selle, ja siis see oli nagu kuskilt välismaad, siis seal oli veel ekstra adapteri otsik. See oli crazy. No see on päris crazy, jah. Et nüüd on ikka nagu better times. Jah. Aga lihtsalt laadima peab. Jah, no aga jagamiskirjad laiali. Auhinnad. Auhinnad. No kellele me ulaka anname? Ulaka anname... No. Äkki siis kust see vesi tuleb või? Okei. Ma ei tea, võta siis vibraator endale. Jah, peninuki. Ja ära seleta. Keegi ei pea teadma, kuidas täpselt masturbeerida. Me saame aru, me oleme kõik teinud seda. Kapi seiklus annaks äkki Magda. Jah, see oli päris funny. Ja... Ja. Ja siis peninuki äkki... Paukpargis. Jah. Vot, aga sellega on siis tänaseks ühel pool. Oli tore ja ma ei tea, Merry Christmas varsti. Tegelikult veel on aega. Oi, praegu on, kas üldse detsember on, ei ole? Ei, november on alles, aga kuidagi minu arust see läheb nii kiiresti. November on kohe läbi. Kelanil oli nüüd, kui te vaatate, oli eile sünnipäev, mu laps on 6. That's crazy, ma olen ise alles 25. Aga okei. See oleks tehtav isegi, kui see oleks 19 aastat. Aga lihtsalt oleks mõelda, et Kelanil juba 6 ja Marta saab ju 7 siis, jah. Marta saab laupäeval 7, jah. No Mari sai 12, see on veel kõige haigem nagu. Mari on nii pikka, ta on varsti just pikem nagu. Või ta juba on. Vist on jalanumber on juba suurem, jah. Varsti hakkab peksa saama. Ei, ma tahan välja minna, ei. Mida sa ütlesid? Aga ei, selles mõttes, et issand, meil on nii suured lapsed ja. We're so old. Lõpetame siis sellel noodil, me lähme nüüd kassime kuskil nurgas. Kirjuta Mardile, mul on massive tear botox, et vaja ASAP. Davai, tšau ka.